Tere hommikust, Merike ja numbrite keel. Kui sa vaatad seda õhtul, siis on tere õhtust. Teate, mis nii tore küsimus jälle. Mina ikka tänan neid inimesi, kes saadavad mulle küsimusi meili peale numbritekeel@gmail.com, et mina saaksin jälle siit puusa pealt visata mingit informatsiooni teile. Noh, tegelikult puusa pealt, eks ma nüüd seda ma nüüd kindlasti, siis seda ma natukene töötlesin enne, kui ma teil siin metsas hakkan nüüd lobisema. Teema on siis mees ja naisenergiad. Kahtlesin paaris numbris, millegipärast arvasin, et need on meesenergiad, aga võta näpust. Nonii, hakkame minema siis. Seda võiks teata üleüldiselt vaadata, kui sa oled näiteks sündinud seal, ütleme 11, 12, 1980. Ma loodan, et ma ette meeldi, mis ma praegu ütlesin. Siis no vaata üleüldiselt seda oma sünnipäeva, kuud ja aastat. Siis seal on 1 on meesenergia, 2 on naisenergia, siis 9 on naisenergia ja 8 on meesenergia. Ja siis 0 on tegelikult selline tühistamise number. Ja ükskõik, kas ta on siis sul sünnipäeva, ütleme lõpuseks, kui sa oled sündinud 10. päev, 20. päev, 30. päev või siis on ta see, et sul on ta kuskil aastas sees või siis kuus, siis see üldse tähendab seda, et sa oled sinna hästi impulsiivne inimene, vahet pole, kas sa oled siis nais- või meesenergias. Et kui sa mõtled midagi, sa võid kohe nagu tühistada ka selle ja sul on see täiesti okei. Teine inimene sinu kõrval võib-olla täiesti segadus ja mõtleb, et päriselt või? Ja pidime nagu sinna minema, ma juba pakkisin kohvrid ja siis ta ütleb, et ei, me lähme kuule hoopis diivanit ostma, mingile reisile me praegu ei lähe, mõtlesin ümber. Ja siis ta jätkab oma normaalset elu ja teine mõtleb, et ahah, okei. Mina näiteks mossitaksin selle peale veitsa. Ja, aga sellised inimesed on olemas. Nii, siis, oota. Räägiks siis veitsa nendest meesenergiatest ja naisenergiatest. Lähme siis tipa-tappa edasi. Number 1. Kui sul on number 1 oma sünnipäevas, kuus või aastas palju, see tähendab seda, sa oled hästi enesekindel. Pigem ütleksin veitsa sinne jäärapea. No see ei ole üldse halb, ega see ei ole ka nagu super hea. See on selline, et pigem sa hüppad nagu tulle ja pärast veitsa mõtled, et apadi, et nüüd vist läks natukene nihu. Et midagi vaata sellist. Kui sul on 2 palju, siis 2 on selline, kes kahtleb palju, tahab hullult teiste sellist arvamust. 2 on siis naiselik energia. Hästi hoolitsev, hästi tore, nagu ülihoolitsev, aga muidugi ka samas hästi manipuleeriv. Nii et kui ma tegelikult enne olen kogu aeg rääkinud 2 sellisest hästi sümpaatsetest ja toredatest inimestest, siis kurjam nad ikka oskavad vimkasid visata niimoodi, et müüvad niimoodi ära sulle vanad trussikud, et kohe jääd uskuma ka ja ostad ära ja pärast vaatad, mine pekki, augud sees. No ma tõin mingi lihtsalt vimka siia, aga no midagi ma ei tea, tuli praegu lihtsalt keele peale selline see. No on ikka salakavalad küll. Et mingi vanaema vana jalgratta müüvad sulle niimoodi ära, et ütlevad, et kuule, pojalt jäi väikseks. Sa ostad ära, vaatad, jaha, see on kuule 20 sajandit tagasi tehtud jalgratas. Nii, lähme number 3 juurde. Number 3, kui sul on palju 3-sid seal sünnipäevas, kuus või aastas, eks ju, see on jälle selline naiselik energia, aga see annab sulle rohkem sellist loovust. Selline, kuidas ma ütlen, nagu luuletaja, kunstnik, tahaks nagu seda teha, siis tahaks seda teha ja minul on näiteks see olemas 6. Siis ma saangi aru, vahepeal täiega tahaks nagu joonistada, siis saan aru, et ikka pliiats või selline kunst ei ole minu teema. Siis juba tahaks, ma ei tea, kitarri mängida mingi aeg, siis mängi kitarris, ma tean, ikka sõrmed on nii valusad, et ei saa hakkama. Ja siis nagu selline virvarr. Aga number 3, jah, nemad on sellised lavainimesed ja hästi loomingulised inimesed, et eriti kui sul 3-sid on seal palju. See oli naiselik. Nii, number 4, kui sul on 4-sid palju. Siis sa oled selline, seda öeldakse, tead meil siin koolis, kus ma õppisin arhitektiks. See on selline jalad maas tüüp, teab, mis tahab praktiliselt. 4 näiteks ma olen öelnud, kui see on sünnipäevas ainult. No pange nüüd tähele, et ma ei räägi nüüd sünnipäevas, nüüd ma räägin nagu üleüldiselt sünnipäev, kuu ja aasta, kui need on. Et siis see number 4 on selline
jah, et hästi sinna jalad maas, konkreetne, asjalik, täielik meesenergia. Ja kui see on sünnipäevas, siis tal võib olla projekte nagu miljon, ehk siis sünnipäev. Miljon peas ja siis ta nagu on täiesti segaduses, ta ei tea, millist ta pidigi nüüd tegema. Minul on kaaslane, kes on sündinud 13. päeval, ehk siis kokku 4. 13 muidugi on jälle teistsuguse tähendusega kui number 4, aga noh, ütleme laias laastus. Jah, seal ei ole muud kui olla vahepeal rahulik. Seepärast, et hommikul ärkame, siis me ei tea, mida me peame tegema ja ma olen ise ka suht aktiivne oma mõttemaailmaga ja projektide suhtes. Ma olen ainult selline, et ma olen vait ja kogu aeg mõtlen oma peas. Et selline tore, selline tasakaal on meil. Nii, lähme edasi meie juures number 5 juurde. Kui sul on 5 palju, see tähendab seda, teate, suur austus teile kui number 5, ärge solvuge minu peale, aga see on jälle see, mida ma olen õppinud ja kuulan paar sellist, mida ma mõtlen, õpin kogu aeg juurde ja kuulan ühte numeroloogi veel. Kuna mul on hästi palju meesenergiat, siis mu õpetaja koolis oli, või see kooli, issand jumal, ma ei oska isegi seletada, vahet pole. Et see oli naine, eks ju, aga ta oli liiga pehme mulle, aga materjal on väga hea, see, mis ma teile räägin, teile ju kõigile meeldib, mulle kaasa arvatud. Ja ma kuulan nüüd hästi ühte numeroloogi üks mees ja arvatavasti võtan selle kooli ka kunagi veel ette, vaatame, et kuidas siin läheb. Praegu lihtsalt teiega nii tore koos olla aega, et ma ei taha sinna kooli jaoks ennast jagada. Miks ma seda kõike räägin? Oota, number 5, jah, õppimise number, õpetamise number. Mis on selles asjas hea, siis number 5 tahab hästi, see on siis ütleme, ei ole mees ega naise energia, see on selline keskmine energia. Ma ei tea, miks seda niimoodi öeldakse, sugutu öeldakse veel. Tihtipeale, kuigi siis naised saavad olla või on suurem osa sellised suht konkreetsed, vaata. Ma mõtlen, kas ma üldse 5 meest tean niimoodi lambist kohe ütelda. Äkki kui sa oled nüüd minu tuttav ja vaatad ja siis ütled, mis asja, Merike, sa ei teagi, et ma olen 5. päeval sündinud või? Noh, sorry, aga siis kommenteeri mulle isiklikult kuhugi, kus me seal sõbrad oleme, et sina oledki see 5. Oi, siis ma teen sust video, kuule siia YouTube'i. Ui. Jaa, et aga number 5 on jah, selles suhtes nad on nii mehed kui naised 50-50% ja nemad on sellised tüübid, kes teavad palju, õpivad palju ja kipuvad targutama. Pane siis tähele, kas sinul või siis kellelgi teisel on seal number 5 palju sünnipäevas 6 või aastas, siis nad võivad olla sellised omast arust megateravad pliiatsid. Vot siis number 6, tema on selline number 6 energia, siis ma räägin temast, on hästi täis armastust, hästi selline nunnu-punnu. Tavaliselt siis need inimesed, kes on sündinud sellel päeval, 6. päeval või 11. päeval. Näete, ma hüppan niimoodi kaootiliselt, ärge nagu võtke seda nüüd kõiki nagu sünnipäeva läheselt, aga ma toon sellist näiteid. Nemad on hästi nunnud, aga oi, kui nemad välja ennast vihastavad kellegi peale, eriti näiteks kui on vihased, siis teate, nende kättemaks on nii kurjam, kui terav see on ja nad ei maksa ise kätte teile, nad teevad seda keeruga. Nad teevad seda läbi kellegi ja siis vaatavad, kui nad sinuga kokku saavad, siis ütlevad, et jaa, issand, ta räägis su sellist asja, no mis jutt see nüüd on? Ai, kui kavalad tüübid. Jaa, mul on paar tuttavat sellist. Ja siis nad vaatavad ikka süütud mulle silma, mis sest, et ma tean numeroloogiast juba palju. Ja ma näen neid läbi ka, eriti kui ta on veel sündinud 6. päeval ja 6. kuul ka. No siis on täitsa pistjets. Vot siis nii ongi. Ja vaatavad teravalt silma. Aga kuulge, tegelikult number 6 on täis armastust. See on, vaata, ma ütlen alati teile ka olen rääkinud, et see on plussid ja miinused, sõltub, mis teekonna sina valid, eks ju. Mina soovitan kõigil võtta plusse, seepärast miinused, need kolisevad kuidagi iseenesest meie ellu, et siis tuleb jälle teha silmad lahti, et jaa, et selline lugu minuga täna siis, jah, olengi nii kuri, jah. Number 6 on ja hästi mõnus selline emalik, ükskõik kas sa oled mees või naine, siis sa oled nagu üliisalik, kui sul on 6 palju seal sees, et kasutage seda võimalust, sest tegelikult on mega hea energia. Ja ärge klatsige teisi taga, kui sul on 6 palju, seepärast, et ta kipub seda hullult tegema. Nii, ja naiselik energia siis, jah. Number 7 on täielik mehelik energia. Minul on seda sünnipäevas 6 aastas.
oi, mul on väga palju selliseid energiaid seal, kõige rohkem on meesenergiaid, kui ma jäin praegu mõtlema. Mul on aastas ka, ma olen sündinud 1, 9, 7, 8. Jah, et näed, 1, 7 seal. Mina olen hästi sinna kuidagi kummaline tüüp. Nii mjässe, nii rõõba, nagu ütleks. Et aga number 7 on selline tohutu tegutseja, aga nagu pigem selline vaimne tegutseja. Ta hästi palju nagu mõõdab ja kaalub oma peas neid asju ja siis, kui ta tegutseb, siis ta võib täiega kõiki nagu perseli ajada, et umbes, mis asja ära tegid või? Nagu, siis ta ise mõtleb ka, et täitsa kogemata tuli välja. Aga õudselt kaua nagu mõtleb selles suhtes, et aga meesenergia, jah. Et kui naised siis, ma räägin lõpupoole teile ühe asja, siis jah, naistel siis jah, selline asi, et nad on õudsad tegutsejad, nad võivad ise need asjad kõik ära teha seal, mis nad nagu peres on rääkinud, mehega nõu pidanud, et teeks need asjad ära, ta hakkab kohe tegema, et aga võtke üks samm tagasi. Ja mehed, kellel teil on see number 7, siis te vahest võite muutuda füüsiliselt vägivaldseks. Unustasin öelda, et number 4 ka, kui te olete mehed, kui teile mingi asi nagu ei meeldi, siis te võite ka käed külge panna seal kohas, kus te ise ka üllatute, et issand, jumal, kui rusikas läks niimoodi rulli. Et noh, jälle mõjutavad kõik igasugused teised numbrid ka. Vot ja siis number 8, ka mehe number. Ma olen teile rääkinud, see on raha ja karma number, kasutage seda ära. Ja väga paljud ütlevad, no mul on tead, ma olengi sündinud 1988 veel 8. päev ja 8. kuu ka. Kus mu raha on? Ma arvan, et kui ma su sünnikaardi lahti teen peale sellist küsimus, kus mu raha on, siis sa oled lihtsalt miinuses. Ja siis, kui ma selle sulle näkku ütlen, siis sa saadad mu sinna B-sse. Ja siis ma arvan, et teiesugused üldse mind ei vaatagi. Ja number 1, kellel hästi palju number 1-sid, ma arvan, et te ka mind ei vaata. Üleüldse selle teemalisi asju te ei vaata, sellepärast te ei usu nendest, see on täiega praht teie jaoks. Ja siis, kui ükskord minusugune vaata teebki su lahti niimoodi üksi pulki ja siis ütlebki, mis su nõrgad ja tugevad pooled on. Ja siis ma annan soovitusi sulle, et kuidas need miinused plussi keerata. Siis sa turtsud natukene, siis sa ütled, see ongi nii lihtne või? Siis ma ütlen, no loomulikult elu ongi lihtne. Mis sa mõtlesid, et ma annan sulle mingi täielikud projektid kätte, et või hakka toimetama ja raha tuleb nii, et muda. Et tegelikult siis ja teile teadmiseks, kes te mõtlete, et tahate sünnikaardis, ärge arvage, et ma teile mingid kuldlusikaid seal hakkan pakkuma. Ma räägin täiesti tavalist asja. Ja see on nii vahva. Ja aitäh teie kliendid, kes te mul olete, eriti need täispaketi häälsõnumi kliendid. Et teiega on nii huvitav, et me jah, pimbotame seda palli nagu üks ühele, et mina teen oma asju, seal räägin teile ja teie räägite mulle häälsõnumitega tagasi. Ja kusjuures teie kirjalikud kliendid ka, kes te olete mul juba olnud ja olete praegu, et aitäh teile, sellepärast, et te kirjutate nii armsaid kirju mulle vastu, et mul on meeskond. Siis, miks ma 8 juures praegu hüppasin selle teema peale, ma tahtsin ütelda, et näiteks number 7 ja 8, number 4, number 1 ka, number 2 ka tegelikult, kõik peaksid kasutama mingit meeskonda. Üleüldse kõik inimesed, et palun leidke endale, vaadake, mul on üks video seal, kus ma räägin kokkusobivustest ja see kokkusobivuse teema tähendab seda, et seal vaatate ka koostööpartneri osas, elukaaslase osas, laste osas ja nii edasi. Ja mitte selle jaoks, et umbes te vaatate, ei, sellega klappa on jumalast jama. Otsige selle numbri alt, kokkusobivusnumbri alt see positiivne asi, mis ma teile räägin seal, vaata, kuidas te saaksite kokku. Ma mõtlesin praegu ehmatasin, et kas mu video jäi seisma, aga ei jäänud. Nii, 8 ei räägitud, 8 energiaga on veel selline inimene, kui sul on palju seda 8 seal sees, nagu ma ütlesin, saaretest ei vaata üldse mind, aga keegi sõber räägib sulle äkki edasi, siis sa kipud nagu hullult nagu, kuidas ma ütlen, ma tahan otsa ütelda ikkagi, siin on nagu vinguma, et vaata, vot selle mehe inimese pärast, selle mehe või naise pärast, kes on meil kollektiivis, vot mina ei saagi tööd teha. Okei, kui ei saa teha, siis tee selleks midagi. Ütle selle inimesele näkku, mis oleks väga vahva. Kui ei julge, siis mine juhtkonda, ütle seda. Üleüldse sul tuleb, sa peaksid ise olema juht oma firmas, mitte hädaldama seal. Anna mulle andeks, ma armastan te ikka 8. Üleüldse mulle meeldivad kõik inimesed. Tähtis on see, et nad on head. Ma olen selline roosa prilli tädi, nagu mul on mõni öelnud, las ma olla. Kuule, siis number 9, sina oled nüüd jaksanud 14 minutit kuulata ja mõtled, et nii pikalt venitab seda kummi, on ju. Number 9 on naiselik energia, ükskõik, kas sul on seda, kas sa oled mees
või sa oled naine. Aga teate, mis number 9 on? Nüüd ma olen paljudele klientidele ka nüüd seda öelnud, vist teile äkki ei ole öelnud. Aga ütlen teile seda ka. Ja kui olen öelnud, siis kuulake uuesti. Number 9, kui ma räägin 1-9, siis number 9 on kõikide eelnevate numbrite energiat juba olemas. No kujutate ette, jah. Sinna mahub nii mees kui naisenergiat ja selline nagu, selline ühepäevatoit, ütleme niimoodi. Ehk siis sellepärast, kui sa oled nüüd number 9 kandja sünnipäeva osas ja kui sul on näiteks sünnipäev kuu ja aastas, mul on näiteks 1-9 aastas, üldse kõik, kes on sündinud enne 2000, siis teil kõigil on see 9 seal. Siis vahest tekib teil selline nagu segadus peas, tahaks seda teha ja siis tegelikult ei tee mitte midagi. Seda muidugi annab number 7 on ju, aga number 9 on tegelikult, sul on antud siis selline vaimse maagi omadused. Kui sa teed midagi kätega, siis su kätes võib olla tervendavat võimu, võimet, oskust. Eriti see, kes on sündinud puhtalt 9. päeval või siis 9. kuul või siis on sünnipäevas 6 ja aastas hästi palju 9 kokku, siis ma ei tea, mina ütleksin nii, et tahtsin ütelda tere tulemast selgeltnägijate tuleproovile. Vot, aga selline värk. Nii, vist video jätkub, tuli üks kõne vahele. Nii, aga kuulge, siis on selline asi, naised teie, kes te olete hästi mega ilusad ja teil on seda meesenergiat hästi palju, siis ärge oma mehi ära tapke seal palun, et te kipute minema selliseks vaimselt vägivaldseks tüübiks, ehk siis kiljute seal, karjute, eriti kui teil seda 9 on seal mega palju. Nemad on sellised 0-100 minejad, 7 täpselt samamoodi, kui te valite selle miinuspoole. Ehk siis palun andke armu oma meestele ja mehed teie, kes olete seal naiselike numbritega, ärge neid seelikuid seal pikalt kandke, seepärast et naise närvid ei pea vastu. Ja nii lihtsalt ongi. Mina ütleksin niimoodi, et kui te olete seal kaua koos elanud, siis lihtsalt istuge korraks köögilaua taga ja tehke need asjad selgeks, et kes keegi on. Et kui mees on mees, siis naine on naine ja teate, see energia peab paika panema selles suhtes, et muidu lihtsalt energia on vale. Nii ongi. Kuulge kallikesed, aga aitäh teile ja täna on laupäev ja selline suht krõpe on. Näete, mul on jälle mingi väike vilt ümber pea, seepärast, et muidu kõrvad külmetavad. Kuulge, aitäh teile. Jälle kommenteerige ikka mulle, kas olete sama meelt ja mis te siit ära tundsite ja vastan teile rõõmuga tagasi ja hoidke teineteist. Teate, perest algab kõik. Kui see on harmoonne suhe, siis kõik laabub iseenesest päriselt. Teie laenud ja võlad saavad kõik makstud ja kurjad inimesed kaovad teie eludest ja nii lihtsalt on. Ma olen juba katsetanud mitu suhet. Mitte teadlikult. Issand jumal, kuidas ma räägin palju. No nii, heippa. Tšau, tšau.